Tere jälle ja olemegi jõudnud viimase ehk 4. ülesande juurde ja hea meelega jagan teile ka siin mõningaid näpunäiteid. Lähme jällegi tekstitöötluse moodulisse. Võtame siit ülesande 4. Nagu ma ütlesin, seda ülesannet 4 kõik ei pea esitama, küll aga kui teile pakub huvi ja need, kes on edasi jõudnud ja tahavad katsetada, siis kindlasti võite seda siis proovida ja esitada. Iseenesest väga olulised teemad. Nii, kõigepealt jällegi laeme alla siis ülesande 4 dokumendi. Salvestame ta, nii nagu ikka. Nii, ei unusta oma perekonna nime. Nii. Ja siin selles ülesandes on siis 3 jälle ülesannet, mis tegelikult osutuvad väga kasulikuks aeg-ajalt. Üks on siis valemite lisamine, sisukorra genereerimine ja aineregistri ja objektide nimekirja loomine. No alustame võib-olla valemite lisamisest. Ma lähen siia samasse dokumendi alla. Nii. Ja või tegelikult ma võtan siis uue faili. Nii, võtame uue Wordi dokumendi. Nii. Ja ikka menüüst Insert. Siin saab siis erinevaid objekte lisada. Olete kindlasti juba siin katsetanud. Ja siin saab lisada sümboleid ja ka valemeid. Ja kui te klõpsate sellel valemite real, siis te näete, et te saate igasuguseid valemeid siit. Siin on hästi palju erinevaid ka neid sümboleid, mida saate lisada. Nii, erinevaid variante. Ja siin saate ka valida seda tüüpi valemeid, nagu teil vaja on. No näiteks võtame sellise valemi, siis saate seda üle kirjutada näiteks juhul, kui teil on mingi sarnane valem, siis saate üle kirjutada. Nii, siis soovitan liikuda siin vahel ka nooltega, siis te saate jälgige, vaadake, praegu ta on siin sellise murrujoone peal, aga teil oleks vaja liikuda murrujoone taha. Tühikuga saate edasi liikuda, võrdub. Ja siis saate siit näiteks võtta mingisuguse kahekordse integraali 2-st 5-ni, klõpsate hiirega siin selle märkeruudu sees ja siia märkeruudu sisse saate omakorda panna mingisugused valemid. Nii et selline variant on täiesti olemas ja siis noolega jälle saate liikuda edasi, kui tahate siia kirjutada X korda näiteks Y ja kui tahate siia veel midagi, no näiteks märgid ma soovitan võtta siis kas siit, saate ka klaviatuurilt ja panna siis ka veel mingi selline asi. 1 ja näiteks X ruudus. See on selline päris hea käeharjutus, et ma soovitan teile selle ikkagi läbi teha. Nii, ja selline tabel. Saate seda siis ka paigutada nagu igat objekti. Aga näitan teile ühte veel põnevat võimalust, mis on natuke lihtsam. Saab ka arvutis, aga ta ei ole võib-olla nii mugav, kui see on teha siis puutetundliku ekraani korral. See on siis invocation. Ehk see on tegelikult, saate käsitsi kirjutada. Nii, ma proovin siis nüüd arvutiga kirjutada ja te näete siin üleval on kohe näha, kuidas see valem on nagu mõistetav. Nii, ei olnud kuigi mõistetav see minu ruutjuur. Proovime uuesti. Nii, nüüd on juba paremini, võtame, see oli nüüd paha mõte, ta on niigi ruutjuur. Nii, võtame 3. juur. Näete, ei saanud ta sellest aru. Nüüd näiteks
X pluss, pole mu see käekiri siin hiirega kuigi kiita. Nii, liiga madalale läks, tundub. Nii, X pluss Y, nii. Ja võrdub. No näiteks siis, ma ei tea, teeme siit mingi keerulisema. Ma ei tea, kas ma suudan seda. Saab ta sai summa. Näiteks X. No ühesõnaga. Natuke kõrgel on see X, aga noh, saite aru ja insert. Ja nüüd tegelikult ta teeb selle valemi teil valmis nii, et on ka nii võimalik, aga see nõuab muidugi sellist paremat käeharjutust. Nii, see oli siis esimene ülesanne. Teine ülesanne oli siis sisukorra genereerimine ja tuleks siis võtta mingisugune dokument ja 2 taseme pealkirjadest luua sisukord. Nii, mina ise kasutan siis seda olemasolevat dokumenti siin kursusel ja kasutan seda abiteksti nagu tekstitöötluse oskuse vajalikkusest. Nii. Ja soovitan siis selle jällegi salvestada. Nii, mul on siin midagi juba enne salvestatud, ma salvestan selle üle. Nii. Aha, mul on kuskil siin midagi kasutuses. Nii. Salvestame ta üle. Nii. Nüüd selleks, et hakata sisukorda genereerima, siin on nüüd hästi oluline koht nendel stiilidel. Ehk tegelikult pealkirjadel peavad olema stiilid, muidu ei ole võimalik seda moodustada. Nii et mina nüüd kõigepealt, ma kasutan olemasolevaid stiile, panen siis heading 2, võtame siis heading 3 nende alapealkirjade jaoks. Heading 3. Nii, kus mul veel on, võtame veel heading 3, no ma ei hakka rohkem tegema. Ja siis nende 3. taseme pealkirjade jaoks, siin oli küll 2 taset, aga ma näitan teile ikkagi ära. Võtan näiteks subtitle. Nii. Subtitle ja subtitle. No piisab. Nii, nüüd sisukord tavaliselt luuakse dokumendi ette, siis selleks, et tekitada siis 2 nii-öelda dokumendi selline tühi leht sinna ette. Võtame siis insert page break ja paneme siia siis kirja sisukord. Oih. Nii, no vot nüüd on mul see nii turvatud, et ma ei saa trükkida. Nii, ja kirjutame siia siis sisukord. Nii, võime seda ka kuidagi vormindada. Nii, ja siia alla loomegi sisukorra. Ja kõik need igasugused
sisukorrad, siis all lõpumärkused, objektide loetelud, need on siis aineregister, need asuvad siis menüüst referentse. Ja kohe esimene ongi sisukorra loomiseks, table of contents, ta pakub kõigepealt midagi automaatselt, meie võtame siit custom. Ja jällegi ta pakub siit automaatselt, valime options. Ja nüüd meil oli nii, et heading ja siin need numbrid tähendavad nüüd pealkirja taset. Ehk meil heading 1 oli esimene tase, heading 3 oli teine tase ja otsime siit veel üles, meil oli subtitle, oli siis 3. tase. Nii, ja nüüd vaatate, kuidas te tahate, et oleksid pilgujuhid, kas selline pilgujuht, kas teile üldse meeldib midagi sellist, midagi klassikalist, no ühesõnaga. Ja põhimõtteliselt on okei ja näete, ongi teil sisukord, 3 tasemega sisukord loodud. Ja töötab see siis nii, see on siis elektrooniline sisukord, kui te hoiate Ctrl-klahvi all ja klõpsate, jõuate sinna kohta, kus vaja. Nii, teine teema oli siis objektide nimekirja loomine. Selleks, et luua objektide nimekiri, peavad objektid olema ka märgistatud. Ja näiteks meil on siin 3 pilti, paneme neile insert caption, paneme neile siis nimetused. Automaatselt pakutakse vähemalt minul siis ingliskeelseid nimetusi, ma tegelikult olen siia juba teinud sellise nimetuse pilt, aga kui teil ei ole, siis näete, ma teen uue new label ja näiteks joonis. Ja okei. Ja nüüd saate valida, kas pilt või joonis. No ma võtan siis nagu pilt. Ja numeratsioon tekib automaatselt, nii et punkti võite siia taha panna, aga numeratsiooni kindlasti te ise ärge pange. Ja paneme siia siis mingisuguse nimetuse sellele pildile, näiteks arvutis. Okei. Ja näete, pildile ilmus siia kohe nii-öelda alapealkiri. Nii, insert caption, pilt 2, paneme siin koostöö. Okei, pilt 2 ja koostöö. Ja siit paneme insert caption ja pilt 3 ja näiteks ühiskirjutamine. Okei, nii. Ja nüüd oli meie ülesanne siis tekitada sellest loetelu. Nii, lähme jällegi uuele lehele ja paneme siia siis objektide loetelu. Nii, teeme ta põldeks ära. Ja siis on insert table of features ehk siis objektide loetelu, saate jälle valida, missugust pilgujuhti te tahate või tahate hoopis mingit teist tüüpi. Ja saate valida siis, kas te tahate joonistest, tahate piltidest, kuna meil on pildid, valime selle. Ja näete, ongi teil siin olemas ja jällegi tegemist on siis hüperlingiga, ehk kui te tahate selle pildi juurde minna, hoiate all Ctrl-klahvi ja saate selle pildi juurde. Ja 3. ülesanne oli siis aineregistri tegemine. Mis asi on aineregister? Aineregister. Aineregistriga olete te kokku puutunud kindlasti erinevate teavikute puhul. See on siis sellisel juhul, kui teil näiteks raamatute lõpus on aineregister, kui te tahate näiteks, ma ei tea, teatme sõnastiku või teatme matemaatika valemite teadmikku vaadata, siis te saate lõpus vaadata, et raamatu lõpus on kirjas siis need nii-öelda märksõnad, mis teid huvitavad ja missugustel lehekülgedel need märksõnad on kajastatud ja meie teeme sama asja. Nüüd selleks, et kõigepealt tuleb need märksõnad ära märkida. Mis meid siis huvitavad? Näiteks meid huvitavad, no võtame meid huvitab sõna Word näiteks ja valime siis mark entry. Nii, Word. Ja nüüd on siin sellised võimalused, kas ükshaaval märgistada ära või näiteks igal pool, kus dokumendis on sõna Word, märgistame ära mark all. Nii, võtame järsku siin tahtis seda Wordi tervet sõna. Nii, mark all. Aha, nüüd märgistas ära. Ja näete, nüüd automaatselt lülitub sisse see näitab EIDA funktsioon ja ta näitab, et siin taga tekib selline
loogelistes sulgudes märgitud tekst. Tegelikult, kui me selle kinni paneme, siis päris teie oma tekstis seda näha ei ole. Seda on näha ainult siis, ta on nagu selline sümboli kujul, kui teil see märgipeide on siis sisse lülitatud või näitepeide on sisse lülitatud. Nii, ja teeme veel näiteks, ma ei tea, õpetajad, klõpsate kõigepealt sõnal, siis klõpsate main entry ja siis mark. Siis alati võib markool, sest te ei pruugi teada, kas kuskil on veel seda sõna. Õpilased siin võib markool panna. Siis vaatame näiteks juht, kõik, kes on siis inimesega seotud. Siis Jaan, markool. No võtame projektijuht, markool, kolleegi, markool ja nii edasi. No põhimõtteliselt võib kinni panna. Ja aineregistri loomiseks lähme siis jälle references ja siis ongi insert index. Ja siin saate siis jälle vaadata, kas siis mingit stiili, näiteks sellisel kujul, mitmes veerus te tahate, 2 või 3 veerus. Nii, eesti keeles ja mark ja okei. Ja näete, tuli meil siis selline asi, et näiteks sõna vöödi oli 2 lehel, lehel 2 ja 3, teised olid siis, ja kirjas on siis leheküljed. Nii et selline aineregistri loomine. Nii et vaatame korraks üle, kas oli kõik objektide nimekiri, aineregister, tõepoolest kõik. Nii et sellega on meil siis Wordi moodul lõppenud. Kui teil on tekkinud täiendavaid küsimusi, kirjutage foorumisse, kui teil on tekkinud omal ideid, mida te tahate teistega jagada, kindlasti jagage. Võib-olla ma siit näitaksin veel sellised olulised teemad, mida paljudel teist võib vaja minna, aga ei pruugi ja seetõttu ma ei teinud selle kohta ka konkreetset ülesannet. Nii ma lähen tagasi tekstitöötluse juurde ja juhin tähelepanu nendele videodele, just meilikoostöö videot, siin 2 viimast videot. Sageli tuleb ette, kus teil on vaja kasutada automaatvälju. Kui teil on näiteks, ma ei tea, vaja tunnistused välja printida, näiteks teid on siin väga palju siin sellel kursusel ja kindlasti ei saaks me neid tunnistusi nii-öelda väljastada ka digitaalselt ükshaaval teie nimesid sisse kirjutades, vaid meil on olemas siis Exceli tabel, kus kõikide nimed on sees ja tegelikult ühe nupu vajutusega on need tunnistused kõik täidetud ja me saame need ära saata. Nii et ja kuidas saata siis meili, kirjavahetust kõikidele, kus siis automaatne väli on siis kas kellegi nimi, aadress ja nii edasi, nii et soovitan kindlasti lugeda ja tegelikult soovitan väga ka katsetada. Ja nii, et sellega oleme siis oma Wordi mooduli lõpetanud. Siin on küll ka veel katsetada ka selliseid uusi teemasid nagu dictate ehk siis dikteerimise abil kirjutamine. Soovitan väga, see lihtsustab teie igapäevast kontoritööd või tegelikult ka igapäevast elu, et mina ütlen, et mina päris aktiivselt neid võimalusi kasutan. Nii, aga soovin teile edu, loodan, et esitate kõik ülesanded, selles moodulis peaksite saama siis vähemalt 30 punkti ja soovin teile edu siis järgmiste moodulite täitmisel. Aga kuigi see tähtaeg oli varasem antud, siis tegelikult te võite neid töid esitada kuni kursuse lõpuni. Nii et edu ja jõudu!